Mina olen kuulmispuudega inimene olnud terve oma elu. Kui ma olin 4-kuune, siis ma põdesin kõrvapõletikku ja arstid olid väidetavalt andnud mulle sellist ravimit, mis oli mu kuulmise ära võtnud. Ja selle teadmisega elasin ma kogu oma elu, kuni 6 aastat tagasi lasin teha endale geneetilise testi. Miks ma seda testi tegin? Sellepärast, et minu isa on vaegkuulja ja ka minu õel on kuulmislangus. Ja see tundus kuidagi kahtlane minu jaoks, sest ka nendel oli olnud kõrvapõletik ja nendel oli antud valesid rohtusid, et see ei tundunud väga loogiline. Ja tegin geneetilise testi ära ja tõepoolest on minul olemas selline geen nagu konneksiin, numbrit praegu ei mäleta, aga selle geeni tagajärjel olen ma nüüd olnud vaegkuulja. Mina kasutan kuuldeaparaati. Ma kasutan seda juba 6 aastat. Enne seda olin ma ilma aparaatideta vaegkuulja ja ma ei pidanud ennast tegelikult sugugi vaegkuuljaks. Ma arvasin lihtsalt, et ma kuulen natukene halvasti, aga mis siis? Kuuldeaparaadita kuulen mina umbes 50% sellest, mida kuuleb tavakuulja. Ehk siis pool, mida sa räägid, läheb mul kaduma. Kui ma panen aparaadi, siis ma pakun, et ma kuulen 80%, mis sa räägid. Kõike ma ka ei kuule. Nii head aparaadid veel ei ole välja mõeldud. Et arvatakse, kui inimene on kuulmispuudega, jääb ta tihtipeale kultuurisündmustest ilma. Ta ei saa käia teatris, ei saa käia võib-olla kontserditel ja kindlasti ei saa ta tantsida, sest ta ju ei kuule muusikat. See arvamus on täiesti vale. Minu isa oli kuulmispuudega ja ta juhatas orkestrit. Minu õde on kuulmispuudega, ta on muusikaõpetaja. Mina ise tantsin tantsutrupis. Meil on moodustatud juba vaegkuuljate ja kurtide tantsutrupp, kelle moto on see, et muusika meid ei sega. See on huumoriga öeldud, siis tegelikult me tantsime väga hästi. Me tajume muusikat nii nagu teised inimesed, me peame rütmi ja meie tantsud on vägagi nauditavad. Valmis? Ja! Sageli peetakse kuulmispuudega inimesi kurtideks, aga minu arvates on tegemist enamalt jaolt vaegkuuljatega. Kurte on Eestis 2000 ja vaegkuuljaid on 10–12% elanikkonnast. See tähendab seda, et meid on vähemalt 200–300 000. Ja kurdi ja vaegkuulja vahe on minu arvates see, et kurt räägib viipekeelt ja vaegkuulja räägib kõnekeelt. Mina kui vaegkuulja oskan natukene küll ka viipekeelt. Kurdiks ma ennast ei pea, aga kui ma nüüd aparaadi ära võtan ja kui ma ei saa sinuga suhelda, siis võimalik, et ma pean hakkama kasutama mingit teist moodust, sealhulgas ka viipekeelt. Poiss jääb üle. Kuidas poiss üle? Pole siia. On keegi
Kaiet pole praegu. Kaie on kuskil väljas. Kaie on väljas. Sageli arvatakse, et viipekeel on selline mugav keel, õpid ära ja saad igal maal hakkama kurtide inimestega, kes seal maal elavad. Ei ole nii. Igas riigis on oma viipekeel. Mina oskan eesti viipekeelt. Mitte küll palju, aga oskan. Natukene oskan ma ka rahvusvahelist viipekeelt. Ka selline viipekeel on olemas. Aga Eestis elavad kurdid räägivad enamasti eesti või vene viipekeelt. Sageli arvatakse kuulmispuudega inimese kohta, et ta räägib halvasti, et tema intonatsioon on teistmoodi, tema häälikud on rohkem nasaalsemad ja siis on küsitud, et kuidas sina nii hästi räägid. Aga mina olen kasvanud kuuljate keskkonnas. Ma olen käinud tavalises koolis, minu ümber on olnud inimesed, kes räägivad hästi ja tõenäoliselt olen ma neid jäljendanud ja ma ei olegi mõelnud, et kuidagi teistmoodi võiks rääkida. See, et ma olen vaegkuulja, seda fakti ma loomulikult kõikidele kohe ei ütle. Kui vähegi võimalik, ma püüan seda vältida. Ma püüan olla nagu tavaline inimene ja seda ma ka olengi. Aga on juhtunud selliseid situatsioone, kus ma olen pidanud natukene piinlikkust tundma, sellepärast just, et ma ei ole öelnud. Näiteks on seltskonnas midagi minu käest küsitud, mida mina ei ole kuulnud ja selleks, et piinlikku olukorda vältida, olen ma pakkunud mingisuguseid variante, mida võib-olla küsiti minu käest. Aga need variandid on paraku valed olnud ja piinlik situatsioon läheb aina rohkem edasi. Ja see on minu viga olnud. Aga vaegkuuljad ongi sellised, kes tahavad olla väga normaalsed ja tahavad olla kuuljad. Ja nagu kurdid ütlevad meile, me oleme kahe maailma vahel. Me ei ole kuuljad ja me ei ole kurdid. Ja meil on väga palju probleeme just sellega, et me ei tunnista seda, et me oleme vaegkuuljad ja me vajaksime natuke teistmoodi kohtlemist. Kurtidel seda probleemi ei ole. Kurdid ütlevad kohe välja, nemad on kurdid, nemad ei kuule. Ärge üldse mõelgegi meiega suhelda samamoodi nagu teistega. Oma elus olen ma teinud päris mitmesuguseid töid. Enamasti olen ma olnud raamatupidaja kuskil firmas. Olen olnud tavaline raamatupidaja, olen olnud pearaamatupidaja, olen olnud maksuameti spetsialist. Ja minu töö on olnud ka suhtlemine klientidega. Kas kuulmislangus on minu tööd mõjutanud? Kindlasti on, sest suheldes erinevate inimestega olen ma kohtunud ka nendega, kes ei räägi väga hästi, väga hea diktsiooniga, võivad puterdada, võivad rääkida võõrkeeles. Võõrkeeled on mulle rasked olnud, aga üldjuhul ma olen oma sisulise tööga toime tulnud. Kui võtame seda raamatupidamist, siis raamatupidamistöö eeldab arvuti kasutamist, eeldab loogikat, matemaatikat, korrektsust. Need asjad on ju kõik kuulmisest sõltumatud. Need ei puuduta kuulmist. Aga suhtlemine klientidega, toimetulemine võib tekitada raskusi. Praegu töötan ma Eesti Vaegkuuljate Liidu tegevjuhina ja juhatuse esinaisena. Ja ma võin öelda, et praegune töö on täpselt see, mida ma teha tahan ja kus minu kuulmislangus ei ole kindlasti probleemiks. Kui kuulmislangusega inimene töötab mõnes asutuses, kus on vaja kuulmist rohkem, kui tal seda on loomupäraselt antud, siis on võimalik seda töökohta kohendada vastavalt tema vajadustele, hankides spetsiaalsed valgusseadmed, vastavad vibratsiooniga äratuskellad, näiteks käekellad,
suitsuandurid on olemas, sellised, mis teevad madalamat häält kui tavalised suitsuandurid, telefonid, mis võimendatakse, siis on olemas kommunikaatorid suhtlemiseks kuulmispuudega inimestele. Erinevad seadmed on ja seda tööd on võimalik teha nii väiksema kuulmislangusega kui ka suurema kuulmislangusega inimesele, vastavalt tema oskustele. Kui mina tahaksin töötada klienditeenindajana külapoes, siis ma seda tegelikult teha ei saa, sest ma ei pruugi kuulda kõikide klientide soove. Ma võin anda valesid asju, ma võin lõigata vorsti rohkem, kui klient küsis ja töö kvaliteet ju kannatab selle all. Aga keegi teine, kellel on kuulmine vähem kahjustatud kui minul, saab seda tööd vabalt teha. Kui ma kandideerin mõnele ametikohale, siis ma kindlasti ei ole selleks valmis, et ma ütlen tööandjale, et ma ei kuule. Kindla peale ma testin, ma proovin, ma tahan olla nagu tavaline inimene ja ma ei ütle seda, et ma ei kuule, sest võib-olla seda pole vaja. Võib-olla ma saan tööülesannetega väga hästi hakkama ja ma ei näe mingit põhjust, miks ma peaksin seda rõhutama, et mul on selline erivajadus, et võib juhtuda selliseid olukordasid, kus ma ei kuule. Ma ei ütle seda enne, kui selleks ei ole oluline vajadus tekkinud. Inimesed, kes ei tea, kuidas kuulmispuudega inimesega tuleks suhelda, arvavad sageli, et mida kõvemini sa räägid, mida rohkem sa suud liigutad, mida rohkem sa kätega vehid, seda paremini ta aru saab. Tegelikult see nii loomulikult ei ole. Kuulmispuudega inimesega on kõige targem rääkida natukene aeglasemalt. Sa võid rääkida natukene kõvemini, aga ära karju. Ja kätega vehkimine ei ole ka väga ilus vaadata. Et vältida piinlikke situatsioone näiteks pangas, kus pangateller tihtipeale räägib kliendiga nii, et ta otsa ei vaata ja mina ei pruugi seda kuulda. Samamoodi ma ei taha talle öelda, et palun räägi kõvemini, siis ta võib hakata hoopis karjuma. On mul kotis kaasas üks selline abivahend ehk siis liikmekaart, kus on juhis, kuidas minuga suhelda. Ma annan selle kaardi klienditeenindajale ja piinlik olukord jääb olemata. Selliseid situatsioone, kus kuulmispuudega inimene võib hätta jääda, on teisigi. Kui võtame näiteks röntgeni. Röntgenis on vaja hingata, mitte hingata, paigal olla, tõsta oma lõug üles, aparaati seal kasutada ei tohi. Ja kui sa eelnevalt ei ole öelnud, et sa ei kuule, siis võib juhtuda, et röntgenipilt ei tule sugugi mitte nii välja nagu vaja. Ja kui mina olin laps, siis mina seda kindlasti ei julgenudki öelda. Ja väga tihti tulid meedikud minuga riidlema. Miks sa ei teinud nii, nagu sa pidid tegema? Ma ju ütlesin sulle, et ära praegu liiguta, aga mina ju ei kuulnud seda. Olles 2 lapse ema ja 1 lapse vanaema, võin ma öelda, et lapsed ja ka lapselaps on arvestanud minu kuulmispuudega juba väga väikesest peale. Kui minu lapsed olid väikesed ja magasid vankris või juhtus nendega teises toas mingi õnnetus, hakkasid nutma ja kui mina ei kuulnud neid, siis võis juhtuda, et naabrid arvasid minust midagi halvasti. Laps nutab ja ema ei tee mitte välja. Aga kuulmispuudega inimene on üldiselt teadlik sellest, et sel ajal, kui laps magab või mängib rahulikult omaette, võib midagi juhtuda. Ta rohkem valvel kui tavaline ema ja ta läheb vaatama iga natukese aja tagant, kas kõik on korras. Praegu
on noortel kuulmispuudega emadel elu palju kergemaks tehtud. On olemas beebiandurid, on olemas vibratsiooniga käekellad, mis annavad märku, kui laps nutab. On olemas valgusandurid, on veel igasuguseid erinevaid võimalusi, aga sellegipoolest kuulmispuudega ema teab alati, et ta peab olema rohkem valvel kui teised. Ka lapsed on niimoodi üles kasvanud, et nad teavad, et ema ei pruugi kuulda, näiteks kui telefon heliseb, kui uksekell heliseb, nad tulevad ja ütlevad ise.